Tere hommikust, hommikune ujumine, püüame siis saada keha käima ja päevaks ette valmistada, nii et oleme täna poistega siis tulnud siia Rahingele ja riietame lahti ja lähme jääauka. Vennas on juba ees, püüame siis ka parimat järel. See on oluline hingamine. No nii, riides. Ja see tunne, mis praegu valdab, on kirjeldamatu. Ma arvan, et kui inimesed ei ole käinud ise jääaugus, siis on seda tunnet väga raske edasi anda, aga kõige parem on just see, et alati ennast pushida just sinna ebamugavustsoonis, ehk siis ma olen püüdnud oma ebamugavustsooni niivõrd kaugele lükata, et see mugavustsoon lihtsalt haihtub selle kõrval. Siis ei tundu mitte ükski asi enam raske. Nii et lähme päevaga edasi ja kohtume trennis. Tšau! Mina Kevin. Siin kanalil hakkate nägema minu treeningvideosid ja neid ma luban, ma toon teile kuhjaga ja väga häid. Nii et sul on võimalus subscribe'ida siin samas all. Nii et pane kirja ja ära jää headest asjadest ilma. Ja tänane päev on meil planeeritud käepäev. Ilus käsi, siis paistavad kõik särgid kenad välja. Esimest harjutust alustame küünaliigese kõverdamisega. Me alustame Bayesian Cable Curli, kui keegi on seda nimetust kuulnud. Nii, kasvatused paigas. Ehk siis selline sissejuhatav harjutus, kus me kõverdame küünaliigest, 2-3 samme astume siit ette. Mis on siin harjutuse puhul oluline, mida võiksid ise jälgida, et sa ei too siia oma õlgu siia kõrvade juurde, vaid oled on pigem kõrvadest eemale suunatud, rind natuke uhkelt ees ja siis käed on kõrval küünaliigesest. Pigem jälgi seda, et küünaliiges võid natukene kehaga ette kallutada ja tuled siit küünaliigesest, ehk siis kõverdus tuleb küünaliigesest. Oluline see, et sa ei hakka küünaliigesega momentumi efekti tekitama, ehk siis sa ei hakka seda tooma siia ette, vaid oluline on see, et sa lased võimalikult pikaks sirutusse, ehk siis tekib selline võimalik pikk ekstsentriline faas ja siit sa kõverdad. Mis on oluline jällegi, et see kõverdamise puhul sa pingestad lihast. Lased siit rahulikult sirgeks ja kõverdad. Ehk siis mis sa võiksid jälgida, ehk see tempo võiks olla jällegi 1, 3, 1, jah? Ehk siis ühega kõverdad, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Sa võiksid keerata ka oma väikest sööna natuke diagonaali välja, ehk siis sellega aktiveerime jällegi biitsepsi pika pea. Rahulikult lased sirgeks ja kõverdad. Ehk siis me tuleme esialgu 10 kordust ja lähme siis progresseeruvalt juba raskusega suuremaks. Oluline hoida ka seda tempot just, et see tempo oleks pigem kontrollitud ja liigese liikus pigem hästi samamoodi kontrollitud, et sa lähed selle 3-ga, kus tekib ekstsentriline negatiivne faas, lähed võimalikult pikaks, kus meil tekib võimalik suur mehaaniline pinge ja siis me kõverdame. Okei, mõnus, tõmbas läbi küll.
sellega tulin 8 kordust. Siis püüda jääda sinna 8–12 vahemikku, sõltuvalt täiesti harjutusest. Sõltuvalt sellest, et mis levelil ise täpselt oled. Ehk siis alati natukene väiksem raskus kui raske vigastus. Aga biitsepsi puhul pigem alati siis progressive overload ehk siis tõsta alati raskusi. Aga jälgida, et alati ka seda, et tehnika paigast ära ei lähe. Okei, järgmine harjutus minu üks lemmikutest harjutustest on prantsuse surumine. Ehk siis lähme siit selili lamangusse. Jälgida ka seda, et sa ei läheksid väga üle nii-öelda tooli ääre või serva. Sa tunned ennast mugavalt. Kere kiljust kenasti siis toetatud pingile. Peaga võiksid olla tegelikult samamoodi pingil, mitte väga palju üle, et hakkad muidu kaela murdma. Siit kitsa maare. Surumine tuleb siis nii-öelda pea tagant, ehk siis käed, künaliigesed kõverdatud võimalikult pea ligidal. Käed ei ole kuskil siin, kõrvadest eemal, ehk siis ei ole elevandi kõrvad. Siin ilusti külje all. Ja surumine tuleb siit. Et kujuta endale ette, et sa surud natuke seda kangi diagonaali taha, jah? Ja lase seda võimalikult siia pikalt alla venitusse ja surumine. Ehk siis jälgi samamoodi praegu ka seda tempot. Et see tempo võiks olla ühega surud sa ülesse ja tuled natukene aeglasemalt alla. Ehk siis 1, 2, 3. Lase see pikk, võimalikult pikk venitusamplituut just triitsessi pikale peale. Ja siit surumine üles diagonaali. Ehk siis esimene soojendusseeria. Läheme natukene kiirema tempoga. Pärast juba tõstame raskusi. Suurepärane harjutus. Triitsepsi üle. Minu üks lemmikuid ja kindlasti üks kõige efektiivsemaid. Ära hingamist unusta. Et loomulikult see tempo võib natukene kaduda, et seda 3-1-1 on väga raske teha, aga pigem jällegi ikkagi oluline on see, et on kvaliteet, mitte kvantiteet. Et jälgi seda, et see liigutustegevus pigem on. Võivad tulla lõpus need pool repid, aga ikkagi, et sa annad ikkagi ennast maksimumi. Okei, 6. Võib rahul olla. Andsin vähemalt parima, aga alati saab paremini, eks ole? Okei, biitseps prahi, ehk siis selline natuke kitsa maare kõlgude laiune. Ehk siis proovige seda vältida, ehk siis allaminek jällegi, negatiivne faas natuke rahulikum. Siit proovi nii, et rind natukene uhke ees, künaliiges jällegi, ei liigu mitte kuskile ja kehaga momentumit kaasa ei tekita. Ehk siis see allaminev faas jällegi natuke rahulikum. Üleval kang sul siin seisma ei jää. Koheselt pinge lihasest väljas. Rahulikumalt alla, lase biitseps. Läheb venitusse. Just. Sa kangiga ei tule siia. Koheselt jällegi lihasest pinge väljas. Jääme siia kangiga keha tüve suhtes jällegi natuke eespool. Alla mineme natukene rahulikum. Et see tekiks see negatiivne faas jällegi pikeneb. Ehk siis lihas on järjepidevalt kontraheerunud seisundis. Ja natukene kiiremalt siis kõverdad küünaliigest. Okei, anna minna. 3. tööseeria, mis raskus on 45. Hästi. Ehk siis jällegi siit natuke üle taha suunas. Rind uhkelt ette. Ja alla minek. Alla mineme see faas jällegi natuke rahulikum. Alati peab olema see nii-öelda progressive overload, ehk siis raskuse järk-järguni lisamine. Minu puhul on see selline väike obsession, sest ma lihtsalt ise ei ole oma käega rahul. Kuna ma käisin väike, siis mul ongi vaja suuremat kätt, ehk siis ma tahan võimalikult palju intensiivsust ja koormust anda. Loomulikult kava põhjal 3+1, 3 nädalat sellist intensiivsemat
järk-järgulist tõusu. Üks nädal, ilus nädal, puhkenädal, kus ma tulen raskustega alla. Aga töötame. Hästi. Ehk siis kaabli ristamine. Üks siit, teine siit. Mugav asend. Ja jällegi jälgida siin seda, et küünarliiges on sul ühe koha peal, ehk siis sa ei hakka jälle mingit momentumit siin tekitama. Sa ei hakka siit kompensatoorset mehhanismi tekitama, ehk siis sa ei aita siit õlaga kaasa. Sul on küünarliiges ühe koha peal ja nii-öelda siis küünarliigese sirutamine. Rahulikult kõverdad, sirutad. Jällegi püüa tempot jälgida ise, ehk siis 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1. Seda ma praegu jälgin, see minu puhul töötab, ehk siis minu jaoks alati kõige olulisem mind and muscle connection, ehk siis pigem alati raskustega püüan ka nii mängida, et ma tunnetan pigem seda, kuhu see koormus läheb. Ja selle harjutuse puhul tuleme 3 tööseeriat. Jällegi tõstame raskust, aga meil on siin superseeria ka. Ehk siis me läheme siit järgmise harjutusega hüppidega. Alrighty, meil on superseeriane siis peale kaabli ristamisi tipid. Ehk siis mis sa võiksid siin jälgida, et sa ei kaluta kehaga liiga palju ettepoole, siis me kaasame natukene rohkem rinnalihast töösse. Saame siit rinnalihast päris palju venitusse. Ehk siis mis ma soovin, tule otse siit vertikaalselt alla, jah? Küünarliigesest tekib täisnurk ja siit surud ennast ülesse. Ehk siis surud ja üles tulles proovida siit triitsepsid natukene välja peale pöörata, eks. Et kaasame seda pingutust grammi võlla veel rohkem. Ehk siis maks repid ja tuleb nii palju, nagu turust tuleb. Järgmine on meil nii-öelda biitsepsile, küünarliigese kõverdamine, ehk siis me teeme hämmerit. Meil on neutraalne käeasend. Laseme siit jällegi negatiivne faas, tsentrifaas natuke rahulikum ja kõverdame natuke kiirem. Ehk siis, miks just see harjutus? Meil on siin õlavarre kodarruulihas kenasti töös, ehk siis rahveradiaalis, meil on siin töös brachiaalis, ehk siis mis asub siis biitsepsi all. Kui me tahame natukene biitsepsit suuremaks saada, siis ideaalne harjutus on just hämmeri tegemine, et ta loob seda laiust meile, jah? Ehk siis õlavarre lihas. Jällegi, tempo siis natukene rahulikum alla ja kiirem üles. Natuke aitame kaasa. Tuleme spideriga, ehk siis 45 kraadi pingil. Rinnaga toetatud pingile ja siit. Ehk siis küünarliigese kõverdamine. Jällegi püüa siit natuke oma väikest sõrme diagonaali välja keerata. Ehk siis jällegi kaasame natuke rohkem seda biitsepsi väikest ja pikka pead töösse. Selle harjutuse puhul on meil hea, on see, et käsi on mul nii-öelda siis isoleeritud asendis, ehk siis mul ei ole siit kuskile võimalik liikuda. Ehk siis sellepärast on hea, tegemist on unilateraalse harjutusega, ehk kui ma teen harjutusi nii-öelda, olgu see kaablil või siis kangiga eraldi, siin ma saan keskenduda ühele liigutustegevusele ja fokusseerida seda tegevust võimalikult nii-öelda maksimaalselt. Ehk siis kui ma teen ühe käega, siis ma keskendun ainult sellele liigutustegevusele, kus töö käib, jah? Siis jällegi siit võimalikult alla, ehk siis lihast pikeneb ja siit tuleb see ülesse. Ehk siis just see negatiivne faas, kus tekib see ekstsentriline faas, kus see mehaaniline pinge tegelikult on siin täpselt selles faasis just kõige pikem.
aga minu biceps vajab veel kõvasti tööd. No nii, käepäev on läbi. Loodan, et nautisite treeningut. Võib-olla saite mõned uued harjutuste nipid siit minu poolt ka kaasa endaga ja võib-olla sain ka kedagi inspireerida. See on alles nüüd selle uue teekonna algus, nii et sul on võimalus seda teekonda, sellest teekonnast osa saada, seda teekonda jälgida, siis mul on sinule ääretult hea meel, sest sa oled valinud väga õige otsuse ja loomulikult like ka kirja, nii et järgmiste treeninguteni.